Iisrael jätkab abi andmist pärast Kolumbia maavärinat, saates nüüd täiendava 5-tonnise abisaadetise meditsiinivarustusega, kuna Iisraeli pääste- ja humanitaarmissioon on olnud riigis juba nädala. 80-liikmeline missioon on praegu suurim, mis Kolumbias tegutseb, kuna riik püüab pärast laastamistööd taastuda. Iisraeli abi on veel üks märk riikide vahelisest uuest tugevast suhtest, kuna Jeruusalemm ja Bogotá on nüüd kokku leppinud ka vastastikustes viisavabastustes alates 1. septembrist. Rohkem teavet annab meile Iisraeli uus suursaadik Kolumbias Vivian Eisen, kes liitub meiega Bogotast. Suursaadik Eisen, meil on väga hea meel teid tervitada I24 Newsis. Aitäh! Aitäh kutsumast! Tere õhtust! Alustame siis abistamistegevustest. Kuidas on Iisraeli meeskonnad tegutsenud ja kuidas see uus meditsiinitarvete saadetis tegelikult kohapeal olukorda muudab? Iisraeli meeskond on juba 1 nädala toetanud Kolumbia meeskonda. Nad on peaaegu lõpetanud ohvrite päästmise esimese osa. See saab täna valmis. Ja töö teine osa on rohkem seotud hoonetega, nende kontrollimisega ja kas need on stabiilsed ning kas inimesed saavad sinna tagasi elama minna, haiglad, koolid ja nii edasi. See osa saab valmis pühapäeval. Ja lennukiga, mis tuleb neid tagasi Iisraeli viima, toome veel 5 tonni annetusi, mis lisatakse annetusele, mis toodi siia päästemeeskonda toonud lennukiga. Ja sellele lisandub tõenäoliselt 3. annetus, mis tehakse siin Bogotas toodetega, mida te ostate siit Bogotast Kolumbiast. Tõesti väga oluline töö, mida need päästemeeskonnad on teinud. Kuidas on see meeskond Kolumbias vastu võetud? Sest te ütlesite, et nad on töötanud otse koos Kolumbia päästemeeskondadega. Nii et nad on töötanud koos väga koostöövalmilt. Neid on väga hästi vastu võetud. Nad toovad kaasa tehnoloogiaid ja teadmisi, mida siin Kolumbias ei ole. Ja tehtud töö on tõesti väga oluline Kolumbia rahva jaoks. Nad suutsid päästa palju ohvreid. Ja neil on spetsiaalne tehnoloogia, mis hõlmab droone, mis võimaldavad neil leida ohvreid kokku varisenud hoonetes. Hämmastav on näha, kuidas see Iisraeli asjatundlikkus leiab kasutust ka teistes maailma paikades. Suursaadik Eisen, aga kuidas teiega lood on? Kuidas on Kolumbia teid vastu võtnud? Ma mõtlen, teie esimene tööpäev saatkonnas oli alles 2 päeva tagasi. Mis on teie esimene prioriteet selles uues rollis? Kindlasti. See on natuke kaootiline kõige selle tõttu, mis toimub. Ka sellepärast, et valitsus on tõesti hõivatud kõigega, mis toimub. Terrori ja maavärinaga. Nii et see on olnud veidi kaootiline, aga mind võeti väga-väga soojalt vastu. Ma tunnen Kolumbia inimeste soojust. Ma tunnen, et nad tõesti ootavad meie riikide vaheliste suhete tugevdamist. Ja me hakkame selle nimel töötama. On suur rõõm siin olla. Väga toredad inimesed ja väga soojad. See on tõesti imeline kuulda. Ja kui sa räägid nende 2 rahva suhetest, kuidas aitab otsus viisanõuetest loobuda, seda head suhete hoogu edasi kasvatada, eriti Iisraeli ja Kolumbia kodanike vahel? Nii et juba algusest peale oli meil vähemalt 3 teemat, mida tahtsime kohe käsitleda. Üks neist oli viisad, mille osas me lõpuks eile leppisime kokku, et need tühistatakse alates 1. detsembrist. Teine teema, mis oli meie jaoks äärmiselt oluline, oli söe ekspordi keelustamise tühistamine Iisraeli suunas. See oli otsus, mis tehti eelmise valitsuse ajal ja mis nüüd tühistati valitsuse 1. nädalal. Ja 3. asi, mis oli ohus eelmise valitsuse ajal, on meie kaubandusleping, mis allkirjastati 2013 aastal. Rakendati viidi ellu 2020. aastal, kuid siis uue valitsuse tulekuga oli tõeline oht, et see tühistatakse. Eelmine president teatas, et kavatseb kaubanduslepingu tühistada, aga lõpuks pidid nad sisemiste eeskirjade tõttu korraldama kongressis hääletuse, mida kunagi ei toimunud.
nii et kaubandusleping tehtib endiselt täielikult. Ja nüüd peame pidama dialoogi institutsioonide ja valitsuste vahel, et otsustada, millised tooted saavad olema osa sellest kaubanduslepingust. Et korrigeerida nõutavaid makse. Ja ma usun, et see saab olema suur samm meie riikide vahelise kaubanduse suurendamiseks, rohkemate investorite toomiseks Kolumbiasse ning tõepoolest nii Kolumbia kui ka Iisraeli majanduse kasvatamiseks. See on eelmise aasta Petro valitsusega võrreldes täielik kannapööre. Kui sa räägid kõigist neist uutest otsustest, mida sa teed, siis millised on sinu jaoks peamised väljakutsed sellesse rolli astumisel ja nende suhete uuesti nullist ülesehitamisel? Jah, ma ütleksin, et üks peamisi väljakutseid on need narratiivid, mis siin riigis endiselt eksisteerivad. Eelmise valitsuse aeg, need paar aastat ja alates Gaza sõja algusest, alates 7. oktoobrist, väga palju pahatahtlikke narratiive Iisraeli vastu pandi käibele, peamiselt presidendi poolt, ja need levisid kogu sotsiaalmeedias. Ja kahjuks paljudel inimestel siin ei ole piisavalt teadmisi, et eristada tõde ja tehisintellekti ning kogu sotsiaalmeedia mõjuga tõesti on tunda, et osa siinsest publikust ei toeta tegelikult Iisraeli. Hoopis vastupidi, näete antisemiitlikke narratiive, mis ulatuvad tagasi keskajani. Seda on tõesti raske näha ja ma arvan, et see saab olema üks peamisi väljakutseid. Kindlasti ootab teid ees palju tööd, aga suursaadik Vivian Eisen, soovime teile kõike head selles uues ja väga tähtsas suursaadiku rollis. Suur tänu, et olite meiega i24 Newsis ja jagasite oma esimestes päevades selles ametis. Suur tänu kutsumast ja võimaluse eest teiega rääkida. Aitäh, nägemist, head ööd!